Trump paljastab nüüd Kuuba skandaali Ameerika enda vabaduse raamides ja sel kolmapäeval 2026. aasta 27. mail vaatab Washington kahtluse poole, mis puudutab Havanna propaganda südant. Režiim, mis vangistab opositsionääre, vaigistab ajakirjanikke ja jälgib oma enda rahvast. Võis olla kasutanud aktiviste, organisatsioone, reise, kohtumisi ja poliitilist survet Ameerika Ühendriikides, et kaitsta oma huve, rünnata sanktsioone ja püüda puhastada diktatuuri mainet välismaal. Juhtum keerleb uurimise ümber võimaliku välismaise mõju kohta, mis on seotud Kuuba režiimiga. Tähelepanu keskmes on David Ramirez Alvarez, Washingtonis asuva Kuuba saatkonna sekretäri sõnul, keda uudistes nimetatakse kontaktisikuks Havannat toetavate rühmadega. Just Seal see vastuolu plahvatabki. Kuuba eitab vabadust kuubalastele saarel, kuid tema liitlased mitte. Nad kasutavad Ameerika vabadust kampaaniate tegemiseks, seaduste mõjutamiseks ja kastrismi kaitsmiseks väljaspool Kuubat. Mis selle võrgustiku taga oli? Miks Havanna tegutses Ameerika demokraatias? Kuidas see mõju jõudis nii lähedal Ameerika Ühendriikide poliitikale? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kahtlus, mis nüüd föderaalvõimude radarile jõuab, on lihtne mõista ja liiga tõsine, et seda pisiasjaks pidada. Organisatsioonid ja mõjuisikud Ameerika Ühendriikides olevat tegutsenud selle nimel, et edendada Kuuba poliitilisi huve. Survestada sanktsioonide lõpetamist, toetada reise saarele, pehmendada režiimi mainet ja püüda suruda Washingtoni eemaldama Havannat terrorismi toetavate riikide nimekirjast. Me ei räägi siin ainult arvamusest välispoliitika kohta. Uuritav küsimus on, kas Ameerika territooriumil toimunud poliitilistes tegevustes oli välisriigi valitsuse koordineerimist, juhtimist või suunamist. David Ramirez Alvarez ilmub selles loos. Sest avaldatud uurimise kohaselt osales ta kohtumistel organisatsioonide ja aktivistidega Ameerika Ühendriikides, arutades seadusandlikke ettepanekuid ja poliitilisi suundi, mis oleksid kasulikud Kuuba režiimile. Foxi video näitab Kuuba diplomaati, kes tuvastab seadusi, mida Kuuba kommunistlik valitsus soovis näha Ameerika organisatsioonide ja aktivistide poolt toetatuna. See ongi see punkt, mis paneb häirekella tööle. Kui ühe välisriigi diktatuuri esindaja räägib projektidest Ameerika kongressis ja näitab, mida kohalikud rühmad peaksid toetama, siis küsimus muutub. See pole enam lihtsalt solidaarsus, vaid organiseeritud poliitiline mõju. Erinevus aktivismi ja mõjutustegevuse vahel seisneb läbipaistvuses. Ameerika Ühendriikides võib igaüks seista mõne eesmärgi eest, kritiseerida sanktsioone, teha kampaaniat, protesteerida ja nõuda muudatusi välispoliitikas. See vabadus on olemas ja peabki olemas olema. Kuid Ameerika seadus nõuab registreerimist, kui keegi tegutseb teatud poliitilistes tegevustes välismaise käsundiande juhendamisel või kontrolli all. Justiitsministeerium ise selgitab, et välisagentide registreerimise seadus kohustab teatud välisriikide valitsuste, parteide või üksuste agente avalikustama avalikult oma suhted, tegevused, tulud ja kulud, kui nad tegutsevad nende huvide nimel. Just siin saab Kuuba skandaal jõudu juurde. Süüdistus ei ole suunatud sõnavabaduse vastu. Süüdistus on võimaliku läbipaistvuse puudumise vastu. Kui rühmad rääkisid omal algatusel, on see poliitiline debatt. Kui nad said Havannat juhiseid, koordineerimist või toetust, seda avalikustamata, siis liigub juhtum teise teemasse. Kuuba režiim oskab kasutada ilusaid sõnu nagu solidaarsus, kultuurivahetus ja humanitaarabi. Aga selle ilusa kesta taga võib peituda poliitilise survemasin, mille eesmärk on kaitsta diktatuuri. Kõige rohkem torkab silma režiimi silmakirjalikkus. Kuubal ei saa tavaline kodanik vabalt erakonda luua, korraldada tõelist opositsiooni, protesteerida kommunistliku partei vastu ega nõuda õigusi ilma jälgimise ja karistuse hirmuta. Ameerika Ühendriikides leiab kastrism aga ametiühinguid, üliõpilasrühmi, ideoloogilisi organisatsioone, reisivõrgustikke ja solidaarsuskomiteesid. Et kaitsta just seda valitsust, mis keelab need samad vabadused Kuuba rahvale endale. Havanna tahab Washingtonis sõnaõigust, kuid vaigistab hääled Havannas, Santiagos ja Camagüey's. Uurimine annab ka aimu sellest, kuidas see mõju oleks võinud toimida.
levinud uudised viitavad kohtumistele, kampaaniatele, reisidele saarele, kontaktidele solidaarsuse sildi all tegutsevate variorganisatsioonidega ja kohalikele tegevustele, mille eesmärk on vastu võtta Kuuba režiimile soodsaid resolutsioone. Mario Pentoni ja Ellen Martineze arutatud materjalis ilmneb kahtlus, et sõpruslinnade võrgustikud, solidaarsuskomiteed ja Kuuba rahvaste sõpruse instituudiga seotud rühmad oleksid aidanud luua kontaktide, liikumise ja mobiliseerimise struktuuri Ameerika Ühendriikides. Kuubaga seotud üleriigiline võrgustik ühendaks üle 60 rühma ja oleks seotud struktuuridega, mis korraldavad reise ja poliitilisi brigaade saarele. Samuti mainitakse kohalike resolutsioonide olemasolu, mis on Havanna suhtes soodsad erinevates Ameerika Ühendriikide piirkondades. Raha tuleb samuti jutuks. Organisatsioonid, mille aastane tulu ületab $1 miljardi ning jutt otsesest mõjust seaduste loomisele Ameerika Ühendriikides. See fakt muudab juhtumi veelgi tundlikumaks, sest arutelu ei käi enam ainult ideoloogiliste poolehoidjate üle, vaid hõlmab ka rahalist võimekust, poliitilist organiseeritust ja organiseeritud kohalolekut. Ilmub diktatuur, mis väidab, et tal pole ressursse oma rahva toitmiseks, haiglate töös hoidmiseks ega elektrikatkestuste vältimiseks. Samal ajal ümbritseb seda rahvusvaheline struktuur, mis suudab kaitsta tema huve väljaspool saart. Trumpi surve Kuuba vastu oli juba enne seda uut paljastust kasvanud. 1. mail 2026 avaldas Valge Maja täidesaatva korralduse, millega kehtestati sanktsioonid nende vastu, kes vastutavad repressioonide eest Kuubal ning ohustavad Ameerika Ühendriikide riiklikku julgeolekut ja välispoliitikat. Rahandusministeerium kinnitas täidesaatva korralduse 14 404 väljaandmist, mis laiendab sanktsioonide volitusi Kuuba režiimi vastu. See samm pani Havanna veelgi keerulisemasse olukorda, sest nüüd ei piirdu arutelu enam ainult vana embargo retoorikaga. See puudutab ka süüdistusi otsese ohu tekitamises, sisemises repressioonis ja poliitilise mõju avaldamises väljaspool saart. Välisministeerium esitas samuti meetmed, et võidelda Kuuba režiimile omistatud ohtude vastu, kasutades samu sanktsioonide aluseid. See olukord seletab, miks uurimine välismaise mõju kohta ilmub Havanna jaoks ohtlikul hetkel. Ameerika föderaalaparaat uurib rahandust, lobitööd, reisimist, organisatsioone, diplomaatilisi kontakte ja võimalikke poliitilisi tegutsejaid Ameerika Ühendriikide territooriumil. Kuuba režiim eitab rikkumisi ja ütleb, et nende diplomaadid järgivad rahvusvahelisi reegleid. Sellist vastust oli oodata. Ükski valitsus, keda süüdistatakse välismõju loomises, ei tunnista kergesti, et on kasutanud aktiviste ja organisatsioone oma päevakorra edendamiseks. Aga nüüd on küsimus dokumentides. Skandaal mõjutab ka rahvusvahelise vasakpoolse narratiivi, mida Kuuba kohta levitatakse. Aastakümneid on Castris püüdnud kõik saare probleemid taandada Ameerika embargole. Aga kui ilmub uurimine mõjutusvõrgustiku kohta Ameerika Ühendriikides, hakkab see kuvand murenema. Nelg, elektrikatkestused, repressioonid, poliitvangid ja kuubalaste põgenemine ei ole Washingtoni looming. Need on suletud süsteemi tulemus, mida kontrollib eliit, kes nõuab vabadust välismaal, kuid keelab selle kodus. Kõige plahvatusohtlikum osa on see, et see võrgustik oleks kasutanud Ameerika enda demokraatiat varjupaigana. Kogunemisvabadus, ajakirjandusvabadus, ühinemisvabadus ja protestivabadus on muutunud tööriistadeks rühmadele, kes toetavad režiimi, mis ei luba kuubalastele neist midagi. See ongi see vastuolu, mille Donald Trump nüüd jõuliselt esile toob. Diktatuur siseneb Ameerika vabasse avalikku ruumi, et paluda poliitilist kaitset, samal ajal kui ta hoiab saart, tsensuuri, hirmu ja sõltuvuse küüsis. Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole pöial üles, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.